Aitäh, tere tulemast Innovationi. Mina olen teie saatejuht Linn Blochmeier ja tänan teid liitumise eest. Kõigepealt meie pealkirjad. Ütle hüvasti allergiatele. See idufirma tuvastab kiiresti toiduallergeenid enne, kui tavaline eine muutub meditsiiniliseks hädaolukorraks. Sellest pidi saama Silicon Valley väljaspool Silicon Valley'd, kuid selle asemel üks Iisraeli pass muutis tehnoloogia unistuse rahvusvaheliseks skandaaliks ja pani kogukonna lahkuma. Me räägime tormi keskmes oleva Iisraeli ettevõtjaga. Ja valmistuge põnevuseks, sest humanoidrobotid löövad rusikatega Hiina esimeses tehisintellekti võitlusliigas. Hinnanguliselt 220 miljonile inimesele üle maailma, kes elavad toiduallergiatega. Kiire poeskäik võib olla elu ja surma küsimus. Nüüd loodab uus tehisintellekti rakendus teha iga poeskäigu kindlamaks, ilma et peaks oletama. Rohkem teavet saamiseks on minuga nüüd liitunud Alon Mason, sina oled snackpro.ai asutaja. Aitäh, et täna minuga liitusid. Alustame täna oma esitlusega. Sul on 60 sekundit, et teha oma liftikõne. Kui oled valmis, siis millega sinu idufirma tegeleb? Aitäh, Linda, on tore siin olla. Snack Pro loodi sellepärast, et minu tütar Melissa kannatab eluohtlike toiduallergiate all ja idetoidukorraga kaasneb palju ärevust ja stressi. Ja eriti siis, kui meile meeldib palju mööda maailma reisida, kui tahame talle midagi supermarketist anda, on sageli väga raske aru saada, kas konkreetne toit, mida soovime osta, sisaldab allergeeni, mis võiks talle mõjuda või mitte. Nii et ma arendasin välja Snack Pro, mis on telefonirakendus, kus sa lihtsalt teeb pildi ükskõik millisest tootest või toidust, valmistoidust või pakendatud toidust, mida soovid ja see ütleb sulle mõne sekundi jooksul, kas see sisaldab sinu profiilis määratud allergeeni. Nagu sa mainisid, kannatab kogu maailmas 220 miljonit inimest toiduallergiate all. Ainult Ameerika Ühendriikides on see 10% elanikkonnast. Umbes 33 miljonit inimest ja seega võiks see rakendus potentsiaalselt aidata elusid päästa. Kas see rakendus sobib ka konkreetsete toitumiseelistustega? Ja nii, et see ei jälgi ainult toiduallergiaid, vaid me kasutame sama tehisintellektil põhinevat tehnoloogiat, et tuvastada ka muid toiduomadusi, mida inimesed võivad soovida jälgida. Nii et me jälgime ka kosherit ja kõrge suhkrusisaldusega toitude jälgimist, kõrge küllastunud rasvasisaldusega toidud ja muid toitainete profiile, mida võite soovida jälgida, sealhulgas ka gluteeni. Nii et me jälgime üle 10 erineva profiili, et aidata inimestel tarbida toitu, mida nad soovivad võimalikult ohutul viisil. Nii et sa mainisid, et see rakendus saab jälgida ka teisi toidugruppe. Kuhu sa näed selle rakenduse tulevikus liikumas? Kas sellest saab ka isiklik, võib-olla tehisintellektil põhinev toitumisassistent? See võiks olla ja see on osa meie eesmärkidest. See juba teeb kalooriarvestust, mida paljud inimesed soovivad igal toidukorral kasutada, et olla kindlad, et nad püsivad oma kalorite eesmärkide piires. Ja me lisasime hiljuti ka rasedusriskide profiili. Nii et rasedad naised, kes soovivad vältida kõrge elavhõbeda sisaldusega kala või pasteuriseerimata tooteid ja mõningaid teisi kõrge riskiga toite, saavad seda teha rakenduse raseduse funktsiooni kaudu. Aga eesmärk on ideaalis see, et inimesed, kellel on eluohtlikud toiduallergiad, kasutaksid rakendust, et vähendada ärevust. Ja PTSD-d, mida nad tõesti iga toidukorraga seoses kogevad. See kõlab tõesti imelise rakendusena ja ma olen kindel, et see on ka sinu tütrele suureks abiks. Alon Mason, TechPro.ai asutaja. Aitäh, et olid täna minuga. Suur aitäh. Nüüd suudab tehisintellekt kirjutada, koodida ja luua pilte, aga kas ta suudab ka kunsti teha? Uus näitus Tel Avivis toob selle küsimuse esile, tuues kokku umbes 30 kunstnikku, kes kasutavad tehisintellekti loovuse ümbermõtestamiseks. Meie I24 Newsi korrespondent Prantsuse kanalilt Deborah Benayoun käis seda vaatamas. Suur avamine, kaasahaarav perenäitus ja tulevik. New York, lähme. Mis oleks, kui kunsti tulevikku kirjutataks tehnoloogia abil? Siin Tel Avivi südames pole valgeid seinu, on vaid lõputud dünaamilised ekraanid. Kas Sahara võlhkond, kus kunsti saab kuulda, näha ja katsuda? Ja kus see edastab võimsaid sõnumeid?
kui mult paluti teha näitus valikutest. Minu mõte oli, et digitaalses maailmas on meil palju valikuid, mis jätavad meie järel jälje. Nii et ma mõtlesin, kuidas saaksime digikunsti ja tööd tõlkida millekski, mis oleks rohkem lastele, näeks välja nagu maagia ja meie täiskasvanute jaoks oleks see nagu digitaalmaailmas jäljenägemine. Nii et ma lõin midagi, mis näeb välja nagu Matrixi vihm. Sealt sajab binaarkoodi. Ja lihtne, kaamera võib panna sind mõtlema. Sa näed end sügavusanduriga kaamera loodud pikslikunstis ja iga sinu liigutus jätab tegelikult endast jälje. Ja kui sa otsustad korraks peatuda, lihtsalt seista paigal ja vaadata oma peegeldust, see paljastab erinevaid maailmu. Nagu see paljastaks midagi muud, sa võid lihtsalt tunda ja nautida seda, aga selle taga on nagu peidetud, varjatud sõnum. Ja sa näed, kui sa lõpetad liikumise, siis sõnum paljastub ja sa saad lihtsalt uurida, kuidas sinu liikumine ja sinu valikud midagi paljastavad ja jätavad jälje. Wow. See ongi tegelikult selle taga. See näitus on ka võimalus vaidlustada teatud väärarusaamu. Tehnoloogias, nagu ka elus, saab esemetele anda teise elu ja me saame end uuesti leiutada nii laste kui täiskasvanute rõõmuks. Ma taas kasutan asju. Ma leian asju, see oli kunagi köök, okei. Ma leian asju, mis on peamiselt puidust tehtud. Ma prindin 3D osi ja panen mängu kokku. Mind inspireerivad Instagram, videod ja YouTube. Ma lihtsalt leian idee ja ehitan selle valmis. Ma ei tea, kuidas see algab. Ma tean küll eesmärki. Mõnikord kisub projekt ühele või teisele poole, aga siis on mul mängud ja mulle tõesti meeldib vaadata, kuidas inimesed minu mänge mängivad. Ma ostan odavaid asju AliExpressist. Ma programmeerin tehisintellektiga peamiselt. Ja see ongi kõik. Ma lihtsalt loon mänge. Nagu kõik teavad, pole loovusel piire. Avi Tarr, disainid tudeng, otsustas oma lõputöös ühendada muusika, tehnoloogia ja religiooni. Ma pärinen usklikust perest ja hiljem muutusin ilmalikuks. Judaismi õppides hakkasid mind huvitama kantillatsioonimärgid, need sümbolid, mis ilmuvad piibli tekstis. Need näitavad, kuidas teksti tuleks lugeda rütmi, meloodia ja syntaksi mõttes. Otsustasin need muuta kogemuseks. Võtsime kõik kantillatsioonimärgid ja muutsime need meloodiaks, mida mängiti trummidel. Mina, Per. Visuaalse poole pealt ammutasin inspiratsiooni Kandinski meetodist. Tema kuulis helisid ja tõlkis need kujundite ja värvide kogemuseks. Me alustasime esimest tulevikule usuga sõja ajal. Ja see oli tead nagu valgus, kus me mõtleme palju selle üle, kuidas me saaksime oma tulevikku ette kujutada ja püüame mitte pöörata tähelepanu sellele, mis toimub. Esimene põhiteema oli aeg ja koos kõigi kunstnikega rääkisime sellest, mis on aeg meie jaoks, mis on tulevik, mis on praegu. Võib-olla on praegu juba tulevik ja selle ümber on palju küsimusi. Ja seekord valisin ise arutelude ja kunsti põhiteema. Ja selleks oli võimaluste ruum, kuidas me saame teha valikuid ja parimad valikud viivad meid helgesse tulevikku. Aidata inimesi kokku tuua. See ongi täpselt Taari eesmärk. Ma tahtsin esitleda religiooni positiivses valguses. Praegu on riigis palju lõhesid. See on vana lõhe. On inimesi, kes on usu vastu või lihtsalt ei tea sellest palju. Ja ma tahtsin selle muuta kättesaadavamaks. Kuna ma mängin rohkem trumme, mina ise arvasin, et ma oleksin kuundada kõik erinevad aspektid minu arust. Muusika, religioon ja liikumisdisain, mida ma armastan. Ja ühendada need ühtseks toimivaks süsteemiks. Mis värskendada tehisintellekti ja tehnoloogia mainet, tuues esile uue põlvkonna kunstnikke, kes kindlalt vaatavad tulevikku.
näitus jääb avatuks veel vähemalt 2 nädalaks. Esmaspäeviti, teisipäeviti ja kolmapäeviti siin Tel Avivis. Minge kindlasti ise vaatama. Vahetades teemat, vaimse tervise kulud ulatuvad 2030. aastaks kogu maailmas $1,3 triljoni. Nii et 4 aasta pärast see number 2-kordistub. Iisrael on ainulaadses positsioonis, et selle kriisiga tegeleda. Selle teema arutamiseks on minuga liitunud juhtiv heaolu ekspert dr. Abraham Kerrer-Maier. Jah, see on tõesti keeruline nimi. Sa oled neuropsühholoog, teadlane, kliinitsist, professor ja rahvusvaheliste võrgustike looja. Aitäh, et täna minuga siin oled. Suur tänu sulle. Nii et sa oled avastanud uue PTSD tüübi. Seda nimetatakse sotsiaalseks PTSD-ks. Kas sa saad selgitada, mis see on? Seda nimetatakse VUCA-ks. Esimene täht tähendab volatiilsust. Olukorra volatiilsust, ebakindlust, keerukust, mitmedimõistetavust ja hüperühenduvust. Hüpersuhtlust. Ja alates Covidist see on ülemaailmne ja see seletab, miks inimesed ärkavad üles väsinumana kui magama minnes. Nad ei suuda otsuseid teha. Nad ei tunne end hästi. Niil on ärevus nende elementide tõttu. Ja see on PTSD vorm, mis on ülemaailmne sotsiaalne PTSD. Aga mõnel inimesel avaldub see ägedamalt, kui ärevus on suurem. Ja see kombineerub, see seletab, miks sõdurid ei suuda rahu juurde tagasi pöörduda. Nad tulevad pärast seda tagasi keskkonda, mis on sõjakeskkond. Ja sellepärast ongi tänapäeval PTSD-d raske ravida. Aga sul on viis, kuidas seda ravida. Ja näiteks nende asjadega, mille sa stuudiosse teid. Meil on viis, kuidas seda ravida. Ma ei kiirustaks nii väga. Meil on viis, kuidas aidata. Praegu ei saa keegi öelda, et nad suudavad PTSD-d ravida ainult ühe tehnoloogia või ühe protokolliga. Seega peame tegema kokteili ja meil on vaja kognitiivset sekkumist, et edasi areneda. Nii-öelda tarkvara ja tehnoloogilist sekkumist. Nii et me teeme ajukaardi, me näeme, milline ajupiirkond saab või ei saa õiget kogust elektrit. Ja siis erinevate tööriistadega saame inimesi aidata. Näiteks see siin. Paned selle etteotsa ja kuklale ning see saadab fotobiomodulatsiooni prefrontaalsesse piirkonda ja kukla piirkonda. See siin on 4. See tekitab vasakus ja paremas kõrvas erineva heli. See on binauraalne ja see sunnib su aju pingutama ja mõtlema, et reguleerida. Ja kui inimesed seda teevad, siis nad ei mõtle oma probleemida. Nii et see aitab PTSD-d ravida. Selle paneme kõhule, sest stressi ja seedesüsteemi vahel on seos. Nii et me paneme selle siia, see aktiveerib ka närvisüsteemi. Selle puhul aktiveerime vagusnärvi, sest vagusnärv on väga oluline. See on täpselt siin. Aga kui inimesed seda võtavad, nad muutuvad kohe rahulikumaks. Ja te kavatsete avada Iisraelis hulga heaolukliinikuid. Rääkige meile sellest. Jah, see kannab nime Aging Well, sest vananemise probleem algab juba enne sündi. Kui emal on rasedusajal ärevus, siis tekib ärevuse vallandumine. Ärevus tekitavad kemikaalid ja see mõjutab loote närvisüsteemiga järgmistes põlvkondades. Näiteks see siin aitab rahustada ka seda siin. Nii et me alustame juba enne sündi ja jätkame kuni surmani, sest vajadus ei ole alati sama. Kuid see hõlmab ka aju kaardistamist, kui me teeme ajust kaardi. Ja see on väga uus tehnoloogia, mis kasutab tehisintellekti. Ja see on väga kasulik, sest me saame teha sama, mida kasutati vähi avastamiseks mammograafia abil. Saate avastada vähi väga varakult. Me saame vaimseid haigusi väga varakult avastada. Seega me edendame sellist kontseptsiooni. Ja üks riik, mis võttis selle varem omaks kui teised, oli Rumeenias. Oleme ravinud üle 100 000 inimese.
ja see on olnud väga edukas. Nii et me loome Rumeenia ja Iisraeli vahelist koostööd ja väga huvitaval kombel teeme koostööd ülikoolides, teadustöös, kliinikutes. Ja me oleme leidnud, et see kokkulepe, see koostöö kasvab kiiresti. Sest on riike, mis on Abrahami kokkuleppe osa ja teised riigid Euroopas, isegi Ida-Euroopas, kes on huvitatud osalemisest. Nii avastasime juhuslikult, et Iisrael oli vaimse tervise diplomaatias edukas. Ja see aitas meil töötada paljude riikidega. Meil ei olnud tolle neid probleeme, mis nagu te teate, on meil tänapäeval rahvusvaheliselt Iisraeliga. Jah, aga loodetavasti võib see heaolu diplomaatia levida ka Lähis-Idasse ja ehk luua Abrahami kokkulepete laienduse. Suur tänu, et olite minuga. Te olete juhtiv heaolu ekspert, doktor Avram Geirarmeier. Aitäh, et olite täna minuga. Suur tänu. Nüüd liigume kübermaailma juurde. Üks ainus lihtne tekstisõnum on nüüd üks suurimaid ohve tarbijatele, kuna tehisintellektil põhinevad õngitsuspettused muutuvad üha veenvamaks ja sagedasemaks. Uus Iisraeli tööriist annab inimestele võimaluse vastu võidelda vaid mõne klõpsuga. Sellest lähemalt raportis. Viimase 2 aasta jooksul on õngitsuspettused plahvatuslikult kasvanud. Petturlike tekstisõnumite arv on kasvanud hämmastava 2500% võrra ning kogu maailmas on registreeritud üle 15 miljardi küberrünnaku. Israeli, kus kodanikud on sageli keerukate pettuste sihtmärgiks, on ohust saanud igapäevaelu osa. On 3 peamist riiki, mida rünnatakse. Esimene on muidugi Ameerika Ühendriigid, teine on Inglismaa ja 3. on Iisrael. Kuid sõja ajal sai Iisraelist number 1. Enamik rünnakuid võib tulla Venemaalt, Hiinast, Lähis-Idast. Kui räägid tavakasutajate turust ehk massiturust, peamine rünnak toimub SMS-sõnumi kaudu. Iisraelis saab keskmine tsiviilisik neid iga nädal 3 tükki. Peaaegu 70%. Inimesed saavad neid tekstisõnumeid, neid e-kirju, mõnikord ka kõnesid. Seda kinnitavad kliendid ise. Ja mõnikord kaotavad nad palju raha. See võib alata 1 seeklist ja ulatuda üle 10 000 seekli või isegi rohkem. Nüüd on üks Iisraeli suurimaid krediitkaardifirmasid Max ühendanud jõud küberturbeettevõttega Cyvor, et sellele vastu astuda. Koos on nad käivitanud platvormi, kus igaüks saab vaid mõne klikiga teatada kahtlastest tekstisõnumitest või e-kirjadest. Ma sain just sõnumi SMS-i Iisraeli postkontorilt. Ma tegelikult tellisin paki ja siin öeldakse, et ma pean selle kätte saamiseks maksma umbes $50. Selle asemel, et lingile klõpsata, kopeerivad kasutajad lihtsalt kahtlase sõnumi platvormile. Cyvori tehisintellekt analüüsib selle mõne sekundiga, et teha kindlaks, kas see on osa õngitsuspettusest, aidates inimestel tuvastada petusõnumeid enne, kui nad ohvriks langevad. Kui keegi on juba pettuse ohvriks langenud, on kiirus ülioluline. Mida varem pettusest teatatakse, seda suurem on võimalus makse peatada. Hetkel, kui said SMS-i ja läksid Maxi veebisaidile ning sisestasid selle, oletame, et see on pahatahtlik. Sel hetkel edastatakse see Iisraeli küberinstituudile. Nemad oskavad selliseid kampaaniaid teatada. Maxisign näeb, et praegu toimub kampaania, nii et nad saavad hoiatada ka oma töötajaid ja kliente. Kui nad soovivad, siis saavad nad isegi ise midagi ette võtta, et seda oma poolel peatada. See on nagu kolmnurk, mis teeb kõik automaatselt. Ja jällegi, seda on tõesti lihtne kasutada. Kuna küberkurjategijad kasutavad tehisintellekti, et muuta õngitsuspettused usutavamaks, sellised tööriistad võivad muutuda oluliseks esimeseks kaitseliiniks. Nii et minge Maxi veebisaidile, et skannida kõiki oma kahtlaseid sõnumeid, mitte ainult Iisraelis, vaid ükskõik, kus maailmas te viibite. Liigume edasi ühe pöörase loo juurde. See pidi olema Silicon Valley väljaspool Silicon Valley'd. Tehnoloogiaettevõtja ja endine Coinbase'i tehnoloogiajuht Balaji Srinivasan uskus, et on leidnud Malaisiast ideaalse kodu oma ambitsioonikale nomaadsele hariduskogukonnale. Kuid pärast seda, kui Iisraeli Ameerika ettevõtja Tevil Rahmani liitus tehnoloogiakogukonnaga, muutus kõik. Tevil oli sunnitud riigist lahkuma oma Iisraeli kodakondsuse tõttu, mis paiskas projektivaidluste keskele ja sundis Network Schooli lõpuks ümber kolima. Nii et lisateabe saamiseks minuga on nüüd liitunud Iisraeli Ameerika YouTuber Tevil Rahmani, tuntud ka kui Nomad Tev. Tevil, aitäh, et täna minuga oled. See on hullumeelne lugu. Palun räägi, mis juhtus. Yeah,
aitäh, et mind vastu võtsid. Ja ma lendasin Malaisiasse Network School'i, et teha videot. Nüüd minu ema, kes on samuti Iisraeli ameeriklane, meie mõlemad, mina sündisin Iisraelis, tema tegi Alija. Me lendasime Network School'i. Ma olen sisulooja, ma olen YouTuber, nii et ma läksin tegema videot sellest, kuidas ma liitun kogukonnaga. Ma teen palju videoid, üks minu videotest oli Brooklyni hassiidide kogukonnas. Kui ma selle video üles laadisin, selleks ajaks olin ma juba Malaisiast lahkunud. Aga umbes nädal või 2 pärast video üleslaadimist kommenteeris keegi minu Instagrami postitust, mille ma selle video jaoks tegin. Ja ta küsis, kas ma olen iisraellane. Nüüd ilmselgelt olen ma iisraellane, aga mul on ka postitus hassiidite kogukonnast, kus ma olen riietatud hassiidliku riietusse. Nii et oli raske varjata fakti, et olen iisraellane ja juut. Mis edasi juhtus, oli see, et nad postitasid põhimõtteliselt minu videost tehtud ekraanipilte, öeldes üks iisraellane oli Malaisias ja tegi videot Network School'ist. Ründab Network School'i, ründab iisraelast. Ja te võite näha väga ilusaid kommentaare, mida ma sain paljudelt neist inimestest, väga õelaid kommentaare, kus kästi mul lahkuda ja nimetati mind sionistlikuks juudiks ja kõike seda toredat ilusat kraami. Ja põhimõtteliselt see põhjustas selle, et Malaisia võimud läksid Network School'i ja kontrollisid seal inimeste passe pärast seda, kui Malaisias tekkis mõningane vastureaktsioon, mis sisuliselt sundis valitsust tegutsema. Nii et nad ei leidnud iisraellasi. Minu teada ei olnud seal ühtegi iisraelast, aga ma ei tea, kas nad kasutasid mõnda teist passi, sest ilmselgelt peab Malaisiasse sisenemiseks olema teine pass. Aga see pani Balaji Network School'i omaniku põhimõtteliselt tegutsema ja küsima mingit vastastikuse mõistmise memorandumit, tead küll, mingit kokkulepet Malaisia valitsusega. Pikem jutt lühidalt käis natuke edasi-tagasi suhtlemist. Balaji ütles, et ta võtab oma sõnad tagasi, ta tahtis investeerida veel $120 miljonit Network School'i laiendamiseks. Ja ma arvan, et seda ei juhtu ja ta sõlmis Kasahstani valitsusega uue lepingu, et avada sinna uus asukoht. Nii et pole selge, kas nad kolivad kogu asja sinna või avavad lihtsalt veel ühe koha. Ringele palju kuulujutte, aga jah. Ja, kas Balaji reageeris ise või reageeris selle peale ka Network School? Nii et ma ei saanud neilt otsest vastust, aga sa võid minna tema Twitterisse ja ta on reageerinud, ta on postitanud pika reaktsiooni, umbes 30-minutilise video ja ta põhimõtteliselt toetab iseennast ja seal olevaid inimesi. Ja ta on tuntud kui Iisraeli pooldaja, mitte väga avalikult, aga tal on Iisraeli investorid ja nad teadsid, et ma teen seal videot, nii et mul lubati seda videot teha. Ja, nii et. Kas sa arvad, et sa lähed Kasahstani uut Network School'i uuesti proovima? Võib-olla, eks näis, kuidas see on. Malaisiasse ma kindlasti tagasi ei lähe, tundub, et seal mind ei armastata. Aga Network School'i puhul olin ma suur fänn. Ma arvasin, et see oli suurepärane projekt ja mul on kahju, et see tekitas sellise suure segaduse. Ilmselgelt ei ole see minu videote eesmärk. Ma püüan inimesi ühendada ja näidata inimeste häid külgi. Sõltumata poliitikast ja kõigest sellest, mul on kahju, et see segadus tekkis. Aga võib-olla lähen Kasahstani, kes teab. Zvur Rahmani, tuntud ka kui NoMetev. Sa oled YouTuber ja Iisraeli Ameerika ettevõtja. Aitäh, et jagasid täna oma lugu. Suur aitäh. Nüüd kinnitab OpenAI Iisraelis veelgi tugevamalt kanda. ChatGPT taga olev ettevõte avab oma esimese kohaliku haru Iisraelis, astudes riigi võimsasse idufirmade ökosüsteemi ajal, mil ettevõtete tehisintellekti võidujooks üha hoogustub. Ja järgmine piiriala on tervishoid. OpenAI on valinud Iisraeli Sheba meditsiinikeskuse oma esimeseks haiglapartneriks väljaspool USA'd, varustades arste uusimate tehisintellekti tööriistadega, mis on loodud meditsiini tuleviku muutmiseks. Lisaks käivitab ChatGPT nüüd tervisefunktsiooni ChatGPT's USA kasutajatele, kuna igal nädalal pöördub üle 300 miljoni inimese ChatGPT poole tervisega seotud küsimustega. Ja lõpetuseks veel see uudis, unustage MMA. Hiina on just käivitanud maailma esimese humanoidrobotite võitlusliiga. Shenzhenis võistlesid 32 meeskonda 8-nurkses areenil, kasutades identseid tehisintellektiga roboteid, et võita $1,5 miljoni suurune auhind.
Aga asi pole ainult robotite kickboxis. Inseneerid ütlevad, et iga löök ja iga kukkumine aitab tehisintellektil areneda, tuues meid ühe sammu lähemale kodurobotitele, mis suudavad aidata majapidamistöödes ja isegi inimestega emotsionaalselt suhelda. See saab kindlasti lõbus olema. Lihtsalt veendu, et ükski neist robotitest ei hattaks sind pesupestes peksma. Ja see ongi kõik, milleks meil täna aega on. Mina olen teie saatejuht Lynn Blachmeier. Liituge meiega järgmisel nädalal, et näha uut Innovationi osa. Aitäh vaatamast ja ilusat päeva teile, kus iganes te ka poleks, otse Tel Avivist.